Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile sellist keskkonda nagu Pixlr ja see on siis online keskkond, mis võimaldab töödelda pilte. Ja ma saan seda ka teha niimoodi, et ma üldse sisse logima ei pea. Kui ma lähen aadressile pixlr.com ja kerin allapoole, siis mul on kaks võimalust, et kas ma võin nagu siis teha sellist, ütleme, edasijõudnute pilditöötlust või siis natukene sellist kiiremat ja lihtsamat. Ma valin selle kiirema ja lihtsama. Ja nüüd ta pakub mulle tegelikult juba siin igasuguseid asju ka, igast kollaaži võimalusi ja nii edasi, aga kui mul on oma arvutis pilt olemas ja ma tahan sellega tegeleda, siis ma otsin üles sellise sinise nupu nagu Open Image ja otsin nüüd siis pildi, millega ma tahan tööle hakata. No ma võtan ühe pingi pildi endale ette. Nii, nüüd ta küsib, et kas ta muudab selle siit ära, selle suuruse, mul oli see väga suur, ma ütlen jah, apply, sobib küll. Ja mul siis siin on näha see pilt siin keskel ja siin vasakul pool on siis terve hulk igasuguseid erinevaid tööriistu. Et ma hakkan siit ülevalt alla tulema, näitan teile ka natukene, mis siin on ja esimesena ma võtan tegelikult hoopis selle teksti tööriista, nii et võtan selle teksti tööriista. Kui te nüüd siit valite mingisuguse teksti, siis ta paneb lihtsalt selle teksti teil siia peale ja te saate teda nihutada, aga ta on nagu valmis tekst. Nii kui ma tahan siis ära kustutada, klõpsan prügikasti peale. Aga kui ma tahan ise kirjutada, siis ma klõpsan siia add new ja nüüd siis kirjutan. Näiteks panen siia, et see on pink. Ma saan siit alt valida siis fonti. Kõik, kus te näete sellist väikest kollast kroonimärki, need on tasulised, nii et neid ärge kasutage. Võtke siis need fondid, mis on tasuta. Ma saan määrata suurust, ma saan määrata värvi, nii et hästi palju võimalusi on. Ma panen mingisuguse heleda. Nii. Ja kui ma olen ära teinud, siis ma võin selle teksti siis nihutada ka sinna, kuhu ma siis parasjagu tahan, et kus ta siis näiteks välja paistab. Ja vaadake, siin kõrval tekib mul kohe juurde nagu uus kiht, et siin on mul siis see alumine pilt, siin on tekst. Siis edasi on võimalik siia igasuguseid elemente juurde panna, et see overlays, kui ma nüüd jälle siia lähen, siis näete kroonimärke, siis sinna ärge minge, aga näiteks siin on võimalik siis tekitada selliseid huvitavaid efekte pildi peale, nagu mingi päike paistaks. Nii, kui ma nüüd midagi ei taha, saan ma undo ka alati tagasi võtta. Nii, proovime veel mõnda. No, see on ka päris tore. Nii, lähme siis backiga tagasi. Veel backiga tagasi. Siis on igasugused raamid. Et saan jälle valida siis neid raame, mis on tasuta. Nii, midagi sellist sünnipäevaraami näiteks. Väga tore. Nii, lähme jälle tagasi. Siis on erinevad kujundid, mida ma siis tahaksin sinna peale panna. Ja jälle vaadake, et te võtaksite siis tasuta asju. Ma võtan siit näiteks ühe südame. Nii, paneme selle südame siia peale. Ja siit ma saan siis ka otsustada, et kas ta võib olla ka selline läbipaistev, et siis jääb selline ilus läbipaistev pilt siia peale. Ja näete, värve on ka erinevaid. Nii, läheme jälle tagasi. Ja viimased on siin siis igasugused kleepsud. Et saab ka panna kleepse peale, et näiteks siin accessories on hästi toredad, et kui teil on kellegi foto, saate talle mütsi näiteks pähe panna või krooni või jänese kõrvad või mingisugused prillid talle ette tõsta. Nii et hästi palju selliseid erinevaid võimalusi. Siis see add image võimaldab mul seda, et ma saaksin nagu oma arvutist, kui ma võtan braus uuesti, siis pildi üles laadida ja selle teise pildi peale panna, aga me praegu seda ei tee. Siis need crop ja rotate, kui mul on vaja näiteks pilti natukene, on mul seal mingi silmapiir viltu, näete, ma saan pilti näiteks keerata natukene. Nüüd läks mu pilt pink natuke viltu, aga võib-olla mere silmapiiril on see hea. Või siis, kui on näiteks pilt tagurpidi, siis siit annab ka ühtepidi keerata ja teistpidi seda keerata. Nii, cut out on siin tegelikult, ma pean olema siis õige kihi peal, on tegelikult siis see, et ta võimaldab mingisuguseid erinevaid kujundeid mul nagu välja lõigata, et ma näitan ainult seda osa siit, aga ma panen praegu undo. Siis on edasi igasugused sellised värviparandused ja muud asjad. Ja vaadake alati, et te olete siis millise kihi peal te olete, kui te neid parandusi teete. Et ma läksin siia alla, klõpsasin selle alumise kihi peal. Siis on hästi see muudatus näha, sest ma olen sinna terve hulga igasuguseid muid asju peale pannud. Nii et ma saan siit kas või näiteks värvi hoopis taustal näete maha keerata või vastupidi soojemaks teha. Nii et seda peate kõike katsetama lihtsalt.
ja siin lisaks värvidele on siin ka igasuguseid asju, et lihtsalt teete lahti ja katsetate. Siis on efektid, et jällegi saan panna, nagu see pilt oleks siis väga vana näiteks, eks ole. Valin siit mingi vana efekti välja. Siis see Liquify on päris tore asi, et siin on nüüd niimoodi, et siin on võimalik, nagu kui ma valin siis mingisuguse sellise näiteks, võtame selle swirli, siis mul on võimalik, kui ma lähen siia pingi peale, siis te näete, mis juhtub. Näete, ma võtan natuke suurema selle. Ma ajan nagu selle pildi nagu sassi natukene, näete, ma tekitan nagu sellise olukorra siia sisse, keeran nagu keeru siia sisse, eks ole. Nii et on võimalik niimoodi fotodega mängida. Nüüd siis see retouch, see võimaldab siis näiteks teha sellist asja, et ta võimaldab mul mingisuguseid asju kloonida. Kui ma võtan selle suurema, siit klõpsan ühe korra, nüüd klõpsan teist korda ja näete nüüd, kui ma hakkan joonistama, siis mul tehakse siia täpselt samasugune pink. Et mul on võimalik kloonida igasuguseid lilli ja asju ja inimesi, et töötab siis põhimõttel, et esimene klõps valib ja nüüd, kui ma lähen teise koha peale, siis nüüd ta hakkab tegema täpselt seda sama asja. Ja siis on võimalik ka pildi peale lihtsalt joonistada, et kui ma tahan siia nüüd võtan mingisuguse värvi ja tahan siia lihtsalt peale joonistada, see on ka võimalik. Nii et hästi palju võimalusi, mida tuleb lihtsalt katsetada, aga kuna ma nüüd sisse ei loginud ja kasutan tasuta keskkonda, siis peate ka arvestama, et teil näiteks minul ka siin reklaamid jooksevad, nii et kui need segavad, siis panen jälle risti pealt kinni, aga aeg-ajalt need ilmuvad. Siin ma näen nüüd kõiki oma kihte, kui ma mingisugust kihti ei taha, siis ma võin valida siit 3 punktist, et delete, seda kihti ma ei taha. Kui ma seda näha esialgu ei taha, tahan lihtsalt oma pilti näha, siis valin siit linnukesega, kas ta on nähtav või ei ole. Ja kui mul kõik on valmis, siis ma vajutan save. Nii, panen siis failile nime, uus pink. Nii, salvestan JPG formaadis, las ta jääda 90 ja vajutan download. Nii, ja siis mul küsitakse, et kuhu ma tahan selle salvestada. Ma salvestan ta oma siis töölaua peale. Ja nüüd, kui ma siis selle lahti teen, siis ma olengi saanud sellise uhke ilusa pildi endale.